Aitäh, Marko! Tõepoolest, nagu Marko ka rääkis, olen olnud väga erinevates rollides. Olen olnud IT-valdkonnas töötanud üle 11 aasta juba. Olen olnud päris pikalt analüütik, olen juhtinud arendusprojekte, nii agiilseid kui mitteagiilseid, ja praegu siis tõesti paar viimast aastat tegelen hoopiski teenusdisaini ja UX-disaini valdkonnaga. Ja olen täna tõesti siis Trinidad Weissmanis tiimijuht. Nagu pealkiri ka ütleb, et räägin sellest, et millal me teeme mingisugust analüüsi ja millal me teeme mingisugust disaini. Kas keegi teab, millal me teeme ärianalüüsi ja millal me teeme eelanalüüsi? Kätemeri. Väga hea. Mina ka päris täpselt ei tea, millal me kumba teeme. Kas keegi teab seda, millal me teeme teenusdisaini ja millal me teeme kasutajakogemuse disaini? Ka vist jällegi kätemeri. No vot. Võib-olla ka siin ütleme nii, et ega täpselt ei teagi, kus kohas seda piiri sisse tuua. Aga hästi, lähme edasi. Tegelikult on see, et kui me räägime sellest, et kuidas me jõuame vajadusest töötava tarkvarani, siis tegelikult on terve müriaad erinevaid tegevusi ja meetodeid, mida me võime kasutada. Nüüd küsimus on selles, et millal täpselt ja millise eesmärgiga me mingeid asju teeme. Meil on prototüüpimine. Meil on teenusdisain, meil on UX-disain, UI-disain ja kuidas nüüd sellega kõigega kokku haakub analüüs, süsteemianalüüs, ärianalüüs, eelanalüüs ja millised rollid ja millal ja kuidas peaksid üksteisega koostööd tegema, millist sisendit, millist väljundit ja kõike seda, mida nad siis toodavad ja üksteisele pakuvad. Miks see teema on oluline, mida me millal teeme, on võib-olla kõige lihtsamini seletatav näidete abil. Toon paar näidet. Esiteks, meil oli üks klient, nimest ei nimeta, trükiste väljaandja, kes tahtis hakata välja andma digitaalset trükist, nii-öelda digitaalset väljaannet. Tegi selleks vinge arenduse, kulutati päris palju aega, pusiti, kuid ei saadud asja tööle, sellepärast et kasutajad millegipärast oma ostusid ei sooritanud. Lahkusid ilma ostu sooritamata. Nad tulid meie juurde, ütlesid, et tehke meile ekspertanalüüs. Palun saage teada, et mis siis valesti on, mis on halvasti läinud, miks kasutaja ei osta meie digiväljaannet. Vaatasime, uurisime, natukene leidsime, tegime parandused, arendasid uuesti. Vaadati, et ega kasutaja ikka ei osta. Siis punnitasime veel, et seal millegipärast olid sellised kasutajad, keda ei tohtinud väga tülitama minna ega kasutajate käest küsima minna kohe, et mis valesti on. Pusisime veel ja nemad arendasid veel. Ja lõpuks, kui me nägime, et tegelikult mitte kuidagi ei ole võimalik, et pööra neid nuppe ükskõik mis pidi tahes või värvi neid, mis värvi tahes, et tulemus ei parane, et kasutaja käitumine väga oluliselt ei ole muutunud. Ja lõpuks me läksime siis testima kasutajatega ja tuli välja, et tegelikult ega vahet ei olegi, mis värvi see nupp seal on. See teenus oli paketeeritud ja hinnastatud nii, et kasutaja ei oleks ostnud seda ükskõik mis tahes värvi või mis iganes selgitus sinna oleks pandud. Tegelikult, mis siis juhtus tegelikult on see, et klient kulutas meeletult palju aega ja meeletult palju raha selle jaoks, et teha midagi, mis oli disainitud valesti. Ehk siis teenusdisain ei olnud läbi mõeldud. Tooks mõne näite veel. Tooks seekord näite avalikust sektorist, kus juhtus selline asi, et analüüsisime infosüsteemi ja oli vaja siis Euroopa Liidu vahenditest saada toetust selleks, et arendada infosüsteemi.
kõik oli hästi kena, analüüsisime, tegime, küsisin küsimusi, aga siis tuli välja, et tegelikult ei siseriiklikult ega Euroopa tasandil ei ole kokku lepitud, kuidas see asi meil üldse töötama peaks. Kuna töö oli tellitud, midagi tuli ära teha, mõtlesime, et siis tõesti, et pingutame ja teeme midagi ikkagi ära, et selle toetuse kätte saaks. Klient saigi toetuse kätte, selles mõttes läks väga hästi, aga kasutusele seda infosüsteemi sellisel kujul ei võetud. Et niipea, kui arendaja oli selle valmis arendanud, tuli uus muudatus peale teha. Et ma ei tea, kas see on hea lahendus, kuidas asju teha. Et jällegi jõudsime sinnamaani, et ärianalüüs oli tegemata. Tooks veel mõne näite, et hästi sage olukord on see, et me lähme kliendi juurde ja meile öeldakse, et kuulge, tehke meil see mingisugune kasutajaliides ja disain ära. Et meil on selline üsna hea back-end süsteem, et ta on hästi paindlik, kõik info on võimalik igalt poolt kiiresti ükskõik mis ajahetkel kätte saada, et tehke lihtsalt see vood ilusaks ja kujundus peale ja las läheb. Mis te siis arvate, mis siis juhtub? Kas selle back-end süsteemiga on siis võimalik seda kõike, mis kasutajatel vaja on või seda kõike, mis on disainitud teha? Et ilmselt ei ole ja siin nagu oli see, mis puudu jääb, on koostöö erinevate rollide vahel, et me saame õiget sisendit õigel ajal. Et need on need nii-öelda õppetunnid, ma kujutan ette, et millega te kõik olete mingil ajahetkel mingis formaadis või mingis mahus kokku puutunud, et mida me oleme siis teinud oma majas on see, et me oleme läinud seda teekonda disainima ja need metoodikaid disainima ja välja töötama sellist lähenemist, mis kindlasti ei ole lõplik praegu, mis kindlasti ei ole veel oma valmiskujul, kuid on töötanud ja aitab kindlasti sellist raiskamist ära hoida. Ja millest me siis räägime? Et me räägime tegelikult 3 erinevast etapist ja me räägime analüüsi ja disaini paaridest, et millist analüüsi ja millist disaini me millalgi teeme. Esimene paar on ärianalüüs ja teenusdisain. See, mis see täpselt on, kohe jõuan järgmistel slaididel, räägin täpsemalt. Teine analüüs on eelanalüüs, täpsemalt siis infosüsteemi eelanalüüs. Siin me oleme aru saanud, et meie nii-öelda ärilist vajadust lahendab eelkõige infosüsteem või võiks aidata lahendada infosüsteem ja seal me disainime siis selle kasutaja kogemust. Mitte kliendi kogemust, vaid kasutaja kogemust. Ja 3. etapp, millest me räägime, on süsteemi analüüs ja kasutajaliidese disain. Et siin me juba disainime ikkagi kasutajaliidest väga selgelt ja analüüsime infosüsteemi. Aga vaatame sellesse natukene sügavamalt sisse. Ärianalüüs ja teenusdisain. Et ma usun, et need on mõisted, millest te olete kõik kuulnud, kokku puutunud, et ma ei tea nüüd, kas päris sellisel kujul, aga ärianalüüs, nagu slaidil ka kirjas, on uue teenuse loomise või olemasoleva muutmise esimene etapp. Ja see aitab tagada seda, et me teeksime õiget asja, et me lahendaks oma ärilist vajadust ja et me ei tegeleks millegi muuga, millega meil tegeleda tegelikult vaja ei ole. Ja selle raames need tegevused, mis me teeme, nende eesmärk on aidata meil tuvastada ärilisi probleeme ja visioneerida siis seda tuleviku lahendust. Ja siin ma räägin visioneerimisest. Ma ei räägi veel selle kujundamisest, detailsest analüüsist ega millestki sellisest. Me räägime majanduslikult mõistlikuima muudatuse välja selgitamisest. Ja majanduslik mõistliku muudatus ei pruugi tähendada tegelikult üldse infosüsteemi.
ja tihtipeale on see, et tehes protsessis mingisuguseid korrektuure, me infosüsteemi üldse arendama ei peagi. Ja kolmas ja kõige viimane ja minu arvates kõige olulisem aspekt ärianalüüsi ja teenusdisaini etappi juures on see, et me peame leidma tasakaalu selle vahel, mis me äriliselt tahame teha, kuidas me tahame, raha teenida, kokku hoida, mida iganes me tahame teha ja seda, et mis on kliendile meelepärane, mida klient tahab meie käest saada või lõppkasutaja meie käest siis saada tahab. Ja see on siis need asjad, millele see ärianalüüsi ja teenusdisaini etapp on suunatud. Lähme natukene detailsemaks, et mis on siis need tegevused, mida me teeme ja mis on need tulemused. Loomulikult te olete kõik nende mõistete ja asjadega kokku puutunud. Ma absoluutselt ei väida, et siin on praegu lõplik ja kõige õigem tegevuste järjekord ja nimekiri, et nagu ma enne ka ütlesin, et neid tegevusi võib olla terve mürjaad. Et absoluutselt see, mis teie fantaasia lubab välja mõelda. Loomulikult teatavad seaduspärad ikkagi on. Et osapoolte kaardistus, seal me üritame üldse aru saada, kes on meie klient, kes on need organisatsioonis meie enda ettevõttes või asutuses sees olevad inimesed, kes saavad sellest mõjutatud, kes on, muud huvitatud osapooled. Seejärel me lähme vaatame seda, et kuidas see olukord täna käib. Et siin on 2 aspekti, millest järjest enam on hakatud rääkima, on kasutaja teekond või siis nii-öelda kliendi teekond ja protsess, mis on tegelikult aetakse väga sageli segamini, kuid on täiesti erineva eesmärgi ja visiooniga asjad. Et kui me kasutaja teekonna puhul vaatame või kliendi teekonna puhul vaatame sellist kliendi käitumist ja tema tunnetuslikku teekonda ja tegevusi, siis protsessi eesmärk on ikkagi see, et me vaatame seda, et kuidas organisatsioonis sees meil asjad käivad. To be visiooni loomine, et kuidas võiks olla? Ja siin me võtame juba näiteks appi parimate praktikate analüüsi, koostame mingisuguseid kanvaseid näiteks, et mis on väga populaarsed praegu, et ärilist vajadust või ärilist visiooni luua. Disainime uue kliendi teekonna ja disainime uue protsessi. Ja tegelikult, mis siis veel on, loomulikult mõõdikute seadmine ka, asi, mis väga sageli ära unustatakse, mis on ometigi meile väga vajalik, ehk siis annab meile eesmärgi, nii nagu Mihkel meil ennem rääkis. Aga lähteülesanne, et mida me võiks lähteülesanne panna, on see, et mis me siis järgmises etapis tegema hakkame. Et kui me ikkagi lähme ja oleme otsustanud, et see muudatus, mis me näeme, et on vajalik, et selleks on vajalik infosüsteemi loomine või muutmine, siis me peaks ära kirjeldama ärinõuded kindlasti. Muudatuse mõjud. Me võiks ära kirjeldada selle, et kuidas me sellele protsessini jõuda tahame, et mis on nagu nii-öelda äriliselt kõige olulisemad muudatused, mida me tahame ära teha esimesena. Võiksime vaadata ka riske ja kõike muud sellist. Et ma ütlen jällegi veel kord, et see, mis metoodikaid täpselt ja kuidas siin kasutada, et see ei olegi nii oluline. Oluline on see, et me saame kätte selle tasakaalupunkti, et mis meil on organisatsiooniliselt mõistlik ja vajalik teha ja see, et mida meie kasutaja tahab meie käest saada. Järgmine, eelanalüüs ja kasutajakogemuse disain. Eelanalüüsi all me mõistame ikkagi seda, et meil toimub infosüsteemi eelanalüüs. Ja me disainime kasutajakogemust selles infosüsteemis. Et see hõlmab endas infosüsteemi vajaduste selgitamist, kõik funktsionaalsused, nõuded, mitte nüüd sellisel tasemel, et me saaks arendama hakata, küll aga sellisel tasemel, et me saaks anda sellele arenduse mahuhinnangu. Ja see aitab meil tegelikult otsustada seda, et kas meil sellist infosüsteemi on vaja või meil on mõistlikum üldse laiali minna, sest et see asi, mis me tahame teha, see läheb meile liiga kalliks ja me ei suuda seda sellisel kujul ellu viia.
Ehk siis tegelikult, mis me saame sellest etapist, on juba sellise tasuvusanalüüsi. Et kui me tulude poole saame võib-olla seal eelmises etapis, kus me teeme ärianalüüsi, siis kulude poole, kui tegemist on infosüsteemi arendamisega, siis me saame eelanalüüsi etapis. Teekaart. Loomulikult siis me saame ka sellise täpsustatud teekaardi ja MVP, et saame ära analüüsida omavahel seosed ja vaadata, et ahah, esimesena me lähme teele hoopiski mingisuguse, ma ei tea, andmete haldusega ja siis tulevad meile igasugused, ma ei tea, tellimuste haldused ja muud siuksed asjad peale, et jah, see annab meile selle info, et mis on omavahel seotud ja mis kui kulukaks läheb, mida me üldse ei peaks tegema ja nii edasi. Tegevused ja tulemused, et see on siis see koht, kus tegelikult analüütik ja UX-disainer teevad koostööd. Mitte kumbki rollidest ei ole primaarne. Lihtsalt oluline on see, et me saaksime aru, et kuhu maani me midagi analüüsime ja kuhu maani me midagi disainime. Et loomulikult ei ole selles etapis meil mõistlik teha sellist viimistletud, kujundatud kasutajaliidest, sest et tegelikult arenduse käigus me tahame, et oleks võimalikult palju paindlikkust ja et me saaks veel asju ümber sättida. Et küll aga sellised kasutajaliidese visandid, navigatsioon, prototüüp, testitud kujul, et see võiks ikkagi olemas olla. Ja see omakorra annab analüütikule sisendi sellest, et mis need nõuded siis olema saavad. Sest ütleme, et disainerid võib-olla väga ei kiida mind selle eest, aga prototüüp on ju tegelikult nõuete nii-öelda visuaalne vorm või et kirjeldab nõudeid visuaalsel kujul. Et jah, nii nagu ma ütlesin, et saame tasuvusanalüüsi ja saame hinnangu, et kas me suudame seda teha, millisel kujul, millises järjestuses ja tegelikult siit me hakkame juba saama ka seda muudatust juhtima hakata. Et saame mõelda, et keda me kaasame, kuidas me kaasame, millal me kaasame, kuidas me andmeid migreerime ja kõik muu selline. Et kui me lähme edasi, siis süsteemi analüüsist ja kasutajaliidese disainist rääkides, et me räägime sellisest etapist, kus me päriselt reaalselt loome selle süsteemi ära, me arendame selle valmis. Loomulikult arendusest mina teile täna rääkima ei hakka, et sellest on oluliselt targemaid ja kompetentsemaid inimesi. Küll aga võin öelda, et see on see koht, kus siis valmivad täpsed interaktsioonid, täpsed kujundused, luuakse komponendid, kirjeldatakse täpselt ja detailselt ära need funktsionaalsused ja saame ka nii-öelda töötava tarkvara lõpuks selle tulemusena. Ja tegevused ongi, et kõik, mis puudutab projektiplaani, backlog'e, kõik, mis puudutab täpset infoarhitektuuri, stiile, kujundust, nõuete spetsifikatsioon ja lõpeb see kõik siis töötava tarkvaraga. Et tegelikult nii lihtne see ongi, on ju, $1 miljoni küsimus, et kuidas siis jõuda sellest nii-öelda vajadusest töötava tarkvarani ja tegelikult, mis ma tahaks öelda, on see, et õudselt hea lause, mis keegi kunagi klient ütles, et kui ta aru sai, et tegelikult on seal taga metoodika ja tegelikult et see, mis me teeme, on väga hästi läbi mõeldud, et do the right things and do things right, tehke me siis õigeid asju ja teeme neid siis õigesti. Et siis saab ka töötava tarkvara, mida ei pea ära viskama, loodetavasti. Vot nii, aga selleks, et püsida kenasti ajakavas, et kappasin kiiresti slaididest läbi, kas teil on mulle küsimusi?